Härra Andres Jaaksoo, sinu elutöö on väga tohutu. Me ilmselt näeme ainult osa sellest siin meie ees olevast raamatuvirnast ja selle elutöö keskne mõiste on lastekirjandus. Mis selle ära määras, et sa hakkasid lastekirjandust uurima, tõlkima, kirjastama ja natuke ise ka tegema? Niimoodi ma koolis sain oma hariduse, et võiksin hakata lastekirjandusega tegelema. Teised ei tahtnud, mina tahtsin. Mis koolis sa nüüd räägid? Ma räägin Koigi koolist. Ma olen kuulnud versiooni, et su isa oli Koigi Meieris autojuht ja siis ta tegi kaugsõite pealinnadesse, siis Eesti puhul siis Tallinna ja pidevalt muudkui tõi raamatuid. See on tõsi. Tähendab, ühesõnaga, ta tõi alati vähemasti 1 või 2 raamatut kaasa, mis minule sobis. Kui me nüüd vaatame sinu kirjes entsüklopeedias, siis seal on sünnikuupäevaks 12. mai 1945. Aga sul passis on vist mingi teine kuupäev? Jaa, 24. Miks nii? Kunagi ühesõnaga see, kes sünnitunnistuse välja kirjutas, eksis. Ja kui oli juba kogu aeg on sünnitunnistuse peale olnud 24, siis niimoodi on. Aga sul ei ole mõttes olnud seda kuidagi parandada seda olukorda? Ei ole. Kui lõpuks see on üks puhaka, sa oled 12 või 24 sünd. No see on 12 päeva vahet, et riigis silmis sa oled oluliselt noorem kui tegelikult. Aga võib-olla ongi tore, mitte ainult riigis silmis olla noorem, ise ka noorem. See sinu õige kuupäev on siis 12. 12. Ja see tähendab, et see on 3 päeva pärast sõja lõppu Mandri-Euroopas. Just. Et sõda sa otseselt nagu näinud ei ole, aga 7 rahukevadet pärast sõda sa oled küll näinud? Jaa. Millised olid need 7 rahukevadet pärast sõda sinu jaoks? Minu hea tuttav on Vivi Luik, kes on kirjutanud 7 rahukevadet. Tähendab, temal on hoopis teistsugune rahu kui minul, sest mina elasin Koigis. Siis kui ta oli, siis ma tundsin seda, aga Viivi ei tundnud. Aga minul oli või, minul oli, eks ole, juust, minul oli piim kogu aeg, ma pidin seda sööma, pidin seda jooma. Millal sina puutusid kokku esimest korda Andres Jaaksooga? See oli aastal 1977, kui ma läksin tööle Eesti Raamatu lastekirjanduse toimetusse. Ülemuseks on teda võib-olla natukene palju nimetada, ta oli kolleeg, kes suunas, kes julgustas, kes toetas, kes andis nõu, väga vähe laitis, kui midagi viltu läks. Tol ajal oli kirjastus Pärnu maantee 10, oli nii vähe ruumi, et me käisime iga teine päev tööl. Meil oli oma laud ja siis käisime vastavalt graafikule. Sõbrad Koigist on kinkinud selle albumi. Siin on mingid perepilte? No, see olen jälle mina siin emaga. Siin on ema ja tuttavad kempsu ja korrad. Siin on meie reisi selle peal. Siin olen, ma ei tea, mitme aastane paks. Ma ei tea, kuidas ma nii paks olen. Siin on esimeses klassis. Koigis? Jah. Siin on isegi mingi pioneerid on pandud punased tered kaela. Aga kui me olme kõrvale jätame, kas oli seal Koigis ka, sõitsid ometigi öösiti kahtlased furgoonid ja peideti mingisugust sinimustvalget lippu kuskil korstna ja jala alla? Autod sõitsid muidugi, sest minu isa ise pidi sõitma. Seda ma tean küll. Ta oli siis autojuht? Jah. Et tema siis istus rooli taga ja mehed mustades? Ja keegi oli kõrval. Koigis oli sinu isa auto ainuke? Jah, see oli meie auto. 7. rahusügisel sa läksid kooli. Alguses olid Koigis, siis läksid Paidesse. Paides olid keskkoolis. Kuidas sinu kooliaeg möödus? Ma saan aru, et siis läkski mürinal lahti. Hakkasime välja andma ajalehtu. Noorte looming
No, ta oli, alguses oli looming. Ja siis ütles Anton Vaarandi, et ikka 2 loomingut ei tohi olla. Siin on juhtkiri isegi. Andres Jaaks on selle kirjutanud, loeme ette. Ei, jumala või. Mulle meeldib 7. november ja kui ma täna õnnitluskaarte kirjutan, tunnen tahtmatult kadedust selle üle, et meie ei olnud talvepalee vallutajate hulgas. Et meie sammud ei kajanud uue ajastu hommikul Neeva kaldapealsel talvepalee treppidel ja koridoris. See on mõistvad emotsioonid, et selles mõttes. Siis lõpuks sain ka sinna selle peale, treppide peale. No, kus sai siis? Kalevipoeg 100 on kirjutatud. Ja, aga see oli siis selle aastal. Ka Andres Jaakso. See oli 100 aasta juubel. Meil on täna juubel Eesti rahva eepos, Kalevipoeg on saanud 100 aastaseks. Pagandan. Ja Leelo Tungal on saatnud luuletusi siia. Ja. 8. klassi õpilane Leelo Tungal. Ja taga on impressum loomulikult. Toimetus Paide rajoon, Koigi sideagentuur, postkast number 9, Andres Jaakso, toimetaja Andres Jaakso. Ma loodan, et Leelo Tungal ei pahanda, kui ma selle ette loen. Uutele Leninlastele. Täna on te elus suur tähtpäev, suurem veel kui 1.5. Täna ju saluudiks tõstate käed, ühte perre kuulutate siis. Tänasest te rätti kanda võite ere punast 3-nurgelist. Meenutab see rätt teil, kuidas võitles vend või isa laste õnne eest. Täna esmakordselt ütles tõotust sinu sõber. Ütlesid ka sa. Soovime, et ikka koolis kodus käituksid sa pioneerina. No, näed. Leelo Tungal, Ruilast, 8. klassist. Aasta on 61. Tähtmõistatus, ristsõnad ja väga vinge värk. Ühesõnaga, et see on nagu ühes eksemplaris siis ilmus. Ei, 15. 15 eksemplari, et kuidagi. Mina kirjutasin käsitsi ringi selle. Abja üks õpetaja luges nähtavasti ja kirjutas siis NKVD-le, et kuulge, mis see siis on nüüd. Et Koigis on noormees, kas annab välja omavoliliselt ajalehte. Jah. Ja siis tekkis suur pahandus, aga mitte minul, temal. Õpetajal? Selle õpetajal, jah. Jah, tegid kooli laulu Paidele? Jaa, koos. Meil on lõpetanud ka Harri Kõrvits. Tegid kooli laulu ja omandasid... Seda laultakse siiamaani. Ja siis tänu sellele laulule sa omandasid mingisugust teatud puutumatuse? Jah, siis juba küll. Ma arvan, et seal Koigis kogu kirjanduselu sinu tegevusega piirduski, aga kas Paides oli veel tol ajal mingisugust kirjanduselu või mingi teisi noori kirjanikke? Saaber näiteks. Aha. Saaber on minu koolivend või klassivend tegelikult. Noorte looming 65, väga ajastoomane kaas, kosmonautikapäev. Peeter Vihalemm on see kirjutanud. Kas ta spetsiaalselt kirjutas selle ajakirja jaoks midagi? Jaa, ta oli ju ka meelde kaastööline. Kunstiline lahendus ikka väga vinge. Astrid Lindgren, keegi on tõlkinud Lindgren siia või? Vaata, kui huvitav. Aasta 64, Viivi Luik, kohe uurime, kus see Lindgren on. Ja ongi. Ei, see on tutvustus, see ei ole tõlge. Ei, aga vaata edasi, sealt läheb ikka, näed, siit hakkab. Tõlge tehtud Leningradis ilmunud väljaande järgi. Ja ongi tõlge. Kas see on siis selle Hulku Rasmuse esimene tõlge eesti keelde või? See oli 70. lõpul, kui tolleaegne päätoimetaja Aksel Tamm ütles, et et te annate juba välja 100 raamatut aastas. 100 lasteraamatut 7 inimesega. See oli üsna suur hulk. Ja Andres oli see, kes pani kokku plaanid. Tol ajal need plaanid kinnitati kõigepealt Eestis, kõigepealt kirjastuses, siis kirjastuskomitees, EKP ideoloogia osakonnas ja siis edasi läks programm Moskvasse. Ja mäletan omal ajal, kui oli tegu toitlustusprogrammiga, siis tuli Moskvast käest, et palun nimetada teosed, mis kajastavad toitlustusprogrammi. Ja siis Andres andis üles, üks vene autor, üks pildiraamat, minu meelest oli tiitel Väike kana. Kuna kana saab panna potti, siis oli see. Ja sellega jäädi väga rahule. No ma mõtlen, see väljaspool kirjastusmaailma oli ta ju ka autoriteet ja ajas ametkondlikke asju ja otsustas ja suunas midagi. No see oli, ta oskas lihtsalt
võib-olla paremini kui mõni teine vene hinge tunda ja tol ajal olidki kõige tähtsamad olid isiklikud kontaktid ja kui sul oli Moskvas sõpru, siis liikusid Eesti asjad ka libedamalt. Kas Andres Jaaksel oli Moskvas sõpru? Kindlasti oli. Moskva, ma arvan, et kirjastuskomitees kui ka Kirjanike liidus. Sest Andres oli üsna tihti üleliiduliste delegatsioonide koosseisus. Kool sai läbi, läksid Tartusse, Eesti filoloogia. Jah, Eesti filoloogia. Aga see Eesti filoloogia jäi sul seal Tartus pooleli? Jaa, sellepärast, et võeti sõjaväkke. Miks siin sõjaväkke võeti? Aga siis võeti kõik sõjaväkke. Aga pärast sõjaväge sa ei tahtnud lõpetada siis seda õpinguid ära seal? Siis ma juba oskasin armeenia ja gruusia keelt ja siis olid muud asjad juba. Kuidas sul need õpingud välja nägi? Kes sul seal värvikamad õppejõud olid ja milliseid eksesse esines? Paul Arist oli kõige värvikama. Siin ei ole mingisugust probleemi. Soome keelt õpetas meil Paula, nagu öeldakse, Paula Paulma. Siin juba tekkel peas, Tartu Ülikool. See on Tartu Ülikool ja Asta on ka siin siis. Asta Põldma? Jah. Aha. Portreesid, üks ports, kas? Luik, Maran ja siis see teine, kes... Iko Maran või? Jah. Silja Truum. Ja kes see oli? Bernhard Lülle? Lülle, jah. Viivi Luik jälle. Väga ilus foto. Ja Asta Põldma, seda ma tunnen. Saia leivatükid. Õudne leivalõikamine on käinud, jah. Jah. Aga miks seda Jaan Tammsaart nii palju on? Ta on ju minu kõik raamat praktiliselt illustreerinud. Meid oli 50. Kursusel? Kursusel, jah. 25 oli meie suusid, kellel ei olnud tööstaaži ja 25 oli neid, kellel oli tööstaaž. Nii kaugõppe siis või? Ei. Tähendab, ühesõnaga, meie käisime päeval tööl, need 25, kellel ei olnud tööstaaži, käisime päeval tööl, mina näiteks tegin kingi kell 6 üles tõusta või pool 5 üles tõusta ja kella 6 seal jalatsi kombinatsi olla on ka ju õudne. Et sina olid päeval kingsepp ja õhtu käisid ülikoolis? Ja vastupidi, üks nädal nii ja teine nädal teistpidi. Siis napsas sind sõjavägi. See on sõjavägi, ma saan aru. Aga siin sa värvid, siin sa leivalõikamisega ei tegele. Aga see on leivalõikuslaud. Värvid leivalõikuslauda. Jah. Kuidas sinna Moskvasse filmi näitlemisse jõudsid? Ma ei tea. Sõjaväest öeldi, et sa oskad siin hästi näidelda. Ei, no sõjaväes ei öelnud mulle keegi mitte midagi, siis ma olin leivalõikaja seal. No igatahes sa oled 17 filmis mänginud. Ma arvan, isegi Eestis on, ma ei tea, kas Tõnu Kark on 17 filmis mänginud? Ma ei tea, aga tähendab Evekivi kindlasti. Aga sa mängisid seal Moskvas, Leningradis kuskil? Jaa. No mis rollid need olid siis? Ja kas see oli selline, et härra, teile on kiri või? No peaaegu, ütleme nii. Või said ikka kuidagi areneda ka? Ei, no mida ma arenen seal, härra, teile on kiri. Mida ma arenen seal? raha sai ilmselt nende stseenide eest ikka midagi sai. Väga palju sai. Ja siis hakkasid siis Moskvas elama või kuidas? Moskvas ma hakkasin siia pärast, ei tea millal elama. Ma olin ju Ülemnõukogu tõlk. Sa olid Eestis ühel hetkel tagasi, aasta 69. Ajakiri Pioneer ja ajakiri Täheke, neil oli ühine toimetus. Neil on vaja... Ühte toimetajat, nagu öeldakse. Ja kes suga ühendust võttis? Peatoimetajat. Holger Pukk? Jah, talle ma olin parajasti tulnud alles sõjaväest, eks ole. Istun koigis kuskil ja ei tea, mis edasi tea. Järsku kauge kõne, eks ole. Et sina siis hakkasid lastega seal tegelema? Et laste loominguga? Laste loominguga, jah. Aga kes seal veel töötasid peale Puki? Olivia Saar oli vastutav sekretär. Seal oli tempotegijaks oli Jaan Rannap. Milleks? Mis see Jaan Rannap, mis tempe tema tegi siis? No, kõiki neid Agusivka tempe. Proovis järele, nagu öeldakse. Mis mulle ikka tundub Holger Puku puhul imelik on see, et ta oli ise partei liige ja ta oli ka väga, ütleme, tema teosed on väga koormatud sellise parteilise ideoloogiaga. Mis meest ise oli? Kas ta oli nagu võimeline mõtlema ka mitte parteiliselt? Ma kardan, et mõtles kogu aeg mitte parteiliselt, et muidu seda ajakirja ei oleks niimoodi ilmunud. Et sa oled selle ajakirja tööga nagu rahul? Ja, olen küll.
Pukk oli ikka mõistlik mees. Ma tean, et teil oli üks suur sekeldus seal, näiteks mingi Lenini pildiga oli suur sekeldus. Mitte ainult Lenini pildiga, aga no, meil on siin kaevanud ju inimesed mujalgi näiteks. Noh, aga ne kaevati. No Mägramaja muidu on kõige kuulsam, eks ole. Aga mis siin siis viga on? Nii-öelda lugeja kaebas. Lihtsalt lugeja kaebas. Nii-öelda lugeja. Meie ei tea täpselt. Aga selline asi ei jõudnud, et ära hävitada tiraaž ja uus asemele trükkida. Seda ei jõutud enam, sest see oli laiali juba läinud. Aga Lenini puhul oli tõesti niimoodi. Mul on siis isegi kaasas see number. Lenini puhul oli tõesti niimoodi, et seal jõuti veel, tähendab. Nii, aga alguses ilmus selline. Mis siis viltu oli? See müts. Et Leninil on peas punane Napoleoni müts kogemata. Justkui. Aga siia alla on kirjutatud, et kavandi autorid Allan Murdmaa, kuulus nimi. Ja siis kogu tiraaž hävitati ära, trükiti siis ilus Lenini pilt. Sensor siis lihtsalt magas maha selle. Mina ei näe siiamaani mitte midagi, kas siis tõesti sensor magas maha midagi. Sa oled väga palju tõlkinud. Millal sa hakkasid huvi tundma tõlkimise vastu? No ülikoolis niimoodi, mitte keskkoolis veel, aga kõik sinu need keeled, millest sa tõlgid, on ikka Gruusia, Kirgiisi, Balkaari, Avari, kuskilt sealt ida suunalt. Täna ma vaatasin veel järele, et ma olen 10 raamatut armeenia keelest tõlkinud. 10 raamatut. Nendest salapärastest tähtedest saad nagu aru ja tõlgid? Jah, just. Ülikooli ajal ma ütlesin, et kõik Kaukaasia keeled pean ma selleks saama. Sain. Ja nüüd ei ole endaga mitte midagi peale hakata. Kuskilt jäi mulle silma, et 37 keelt. Ma olen mõned välja kirjutanud, need Armeenia, Balkaari. Vist 2 raamatut ainult. Kasahhi. Ma olen nendega pidanud suhtlema üsna palju kunagi Eesti NSV ajal. Siis on Kirgiisi. No, Kirgiisi on seal samas kõrval. Moldova. Pidin seda oskama, sest ühesõnaga keegi ei tohtinud ütelda, et Moldova ja rumeenia keel on üks ja sama. See rumeenia keel on ladina tähtedega ja meie kirjutame Moldova keelt ikka Moskva tähtedega. Siis on veel osseedi keel, ukraina keel, valgevene keel, vene keel, need on, eks ole, põhimõtteliselt ka väga sarnased. Need on sarnased. Gruusia keel. No Gruusia on jälle täpselt niimoodi nagu armeenia keel, et see on täiesti erinev keel. Ühesõnaga, siin ei ole mitte ühtegi võimalust, ühesõnaga, et õpin osseedi keeli ära ja siis ma oskan ka gruusia keelt teha. Avari keel on veel olemas? No, avari keel on ka Kaukaasia keel. Et seegi on sul selge? Jah, oli. Need ei ole vaja enam ju. No, nii nagu näiteks, eks ole, ma oskan saksa keelt, aga mul ei ole saksa keelt vaja, sest et Eesti räägib ju nüüd miskipärast inglise keeles. Inglise keelt vaat sa ei oska või? Oskan. Esimene keel, mis peale vene keele, mille selleks õpetada inglise keel. See on võib-olla praegusel ajal natukene raske aru saada, aga siis tol ajal ei olnudki seda võimalust, et ma tegelen ainult eesti kirjandikega ja ei hooli millestki muust. See tähendab, et kui sa tegid ühte, kui sa tahad anda välja Eno Rauda, Aino Pervikut, Holger Pukki, Jaan Rannapit, siis sa pead andma ka välja muud kirjandust, tõlkekirjandust, Nõukogude Liidust. Aga kui palju see Jaaksu entusiasm nende kaugete Musta mere äärsete keelte osas, kui palju see oli tema isiklik kirg ja kui palju ikkagi realistlike olude peale sunnitud? No tal oli häid sõpru Armeenias ja kuna ta tundis armeenia keelt, siis see oli tema hobi ja kirg. Ütleme, küllalt heade Armeenia kirjanikke välja anda selle asemel, et anda välja midagi niisugust, mis siis selle osas sai valida. Kuuldavasti oskab või on osanud Jaaksu kokku üle 30 keele ja on kuuldud ka etteheiteid, lausa süüdistusi sel aadressil, nagu ta õieti ei oskakski neid keeli, vaid tõlgib vene keele kaudu. Kuidas sa seda kommenteerid? No 30 keelt on kindlasti liialdus, aga niisugused eesti, vene, inglise, saksa, armeenia
Nendega saaks ta küll hakkama, aga ma ei kujuta ette midagi mõnda väga eksootilist keelt, et ta seda tunneks. Enn Mälgand on ju jah, kirjutanud, et ma ei oska ühtegi keelt, aga muudkui tõlgin. See avaldati, ma nõudsin, et see Sirbis ilmuks ja siis nõudsin seda originaali endale. Polüglott kuubis. No see ilmus Sirbis ära. Aha. Kõige selle juures pole siiani kahjuks jätkunud kellelegi julgust tunnistada, et suure keeletundmise tegelikuks taustaks on olnud haltuura. Teoste tõlkimine vene keele vahendusel, kus juures tõlkitud on peamiselt nii nimetatud Nõukogude Liidu rahvastikirjandust. Seda kõike on Andres Jaakso saanud teha lastekirjanduse toimetuses juhtiva funktsionäärina põhimõttel ise panen ümber, ise teen raamatuks. Enn Mälgand. Kas sa siis midagi kostsid vastu ka? Ei, ma ütlesin, et see tuleb avaldada ja ei kostnud midagi vastu. Aga oled siis kunagi haltuurat teinud? Missugust? No loomulikult olen teinud, tähendab ühesõnaga, et Vene ajal ju ei olnudki muud kui üks suur haltuura. Kes tahtis Armeenia kirjandus? Mitte keegi. Sina tahtsid või? Mulle meeldis selline kirjanik nagu Usbeki kirjanik Hudai Berd Tuhtabajev. Issand, see oli nii ammu. Tal oli suurepärane raamat Võlumüts. Jah, just. Temaga oled kohtunud? Olen. No räägi, mis mees oli? No jumal hoidkud, tähendab minust... Raamat on lahe, kas ise oli ka lahe mees? Ise ka lahe ja natukene minust pikem. No, rohkem ma ei oska midagi ütelda, ebaksem. Siis juba. Aastal 73 jätsid sa pioneeri ja tähekese selja taha ja läksid... Ei jätnud, aga lihtsalt mind viidi sealt minema. Me olime Pukkiga kokku leppinud, et mina saan tema asemikuks. Et tema läheb ära, sinust saab peatoimetaja? Jah. Nii. No Tatjana Kalinina, kes oli Eesti Raamatus siis lastekirjanduse boss. Tema oli eluaeg. Tema läks pensile ja siis oli vaja uut inimest. Ui. Ja leitid sina? Jah. No kuidas oli siis? Mäletad esimest tööpäeva? Esimesel augustil ei olnud mitte kedagi töö. Said toimetuse juhatajaks, aga siis ma olin juba parteis. Pioneeri peatoimetaja ei saanud olla teistsugune kui parteilane. Aga millal sa astusid sinna parteisse? No siis ma astasingi kuskil seal pioneeri ajal. Milline see Eesti NSV koht oli selles Nõukogude Liidu rahvaste edetabelis laste raamatute arvu poolest? No üldiselt Eesti kirjanduse väljaandmine absoluutarvudes Nõukogude Liidus oli 15 liiduvabariigi järel 4. kohal, kui ma nüüd väga ei eksi. Nii et Venemaa, Ukraina, Valgevene umbes niimoodi. Ja siis oli Eesti. Eestis anti välja rohkem kirjandust, ikkagi tiraažide poolest kui näiteks Kasahhis, milles oli minu meelest 25 miljonit elanikku. Et seda suurepärast hiilgavat tulemust, mille üle võib nagu uhke ja rõõmus olla, seda siis saab pidada ka Andres Jaakso tööviljaks väga suurel määral. Kindlasti, sellepärast, et kui me võtame tagasi, Eesti Raamat andis välja Andres Jaakso all sarja näiteks Eesti lastekirjanduse Varamu ja tema oli esimene, kes pärast sõda täiesti teadlikult võttis üles niisugused unustatud Eesti laste kirjanikud, mis võib-olla 50-60-ndatel ei olekski välja antud ja siis 70-ndate lõpus, 80-ndatel tulid nad raamatutena välja. Teine oli Põneviku sari, kus tiraaž oli 100 000. Ja siis Sajarahva lood oli see muinasjuttude sari, kus olid maailma muinasjutud, selle tiraaž oli samuti 100 000. Kas Põneviku andis välja lastekirjanduse toimetus? Just. Monte Cristod ja Solaris ja... Ja, kõik oli meie alt. Kas sarja Sajarahva lood algatas Jaakso? Jah. Olid ka teised sarjad nagu Mehisus ja 15 ja Uljanovite perekond. Kas neid tuli ka teil endil algatada? 15 oli kindlasti, ma neid teisi sarja, mida sa mainid, ma ei mäleta, et oleks olnud sarjadena, aga Uljanovite perekond oli küll. See oli nii-öelda kohustuslik kirjandus. Tähendab, et tuli välja anda neid selleks, et välja anda ka midagi muud. Sellel ametiposti seal Eesti Raamatus, sa olid seal vahepeal olid lihtsalt Eesti lastekirjanduse boss
siis sa olid tõlkelastekirjanduse boss ja siis jälle Eesti lastekirjanduse boss tagasi. Seda kokku kolme raksu oli 18 aastat. Võiks ju nii öelda, et selle pildi, mis oli nende 18 aasta jooksul see raamatupoes, laste raamatute riiulil, selle väga suurel määral kujundasid sina. Sina määrasid, mis seal on, mis seal ei ole. On seal 100 rahvalood või ei ole? Et sina panid alguse sellele sarjale? Jah. Aga kes siin otsisid need muinasjutte? See on väga Itelmeeni ja Tšuktši. No see Itelmeeni mõtted, see oli mina. Aga kui Tšuktši, see oli Mall Jõgi vist või? Tema oli parajasti käinud ka seal Tšuktšimaal. Ja järsku avastas selle niimoodi. Aga kui sa nüüd vaatad seda 18 aastat seal Eesti raamatus, eks ole, see on ikkagi oluline kirjastus ja oluline töö. Seal oli, ütleme, paar osakonda, mille toodangut ikka loeti, eks ole. Algupärane ilukirjandus oli väga kõva osakond. Ega selle partei klassikuid keegi lugenud. Aga lasteraamatuid jälle loeti. Et see oli see tohutu vastutus. Aga kas sa saad kuidagi oma selle 18 aastat kokku võtta? Kas oli mingi põhimõte? Ega seal ei saanud midagi eriti põhimõtet olla, sest et kogu aeg sul oli keegi kraes, eks ole, et miks seda ei ole. Aga intrigeerida tuli ometigi, kui sa olid osakonna juhataja, siis pidid ju ikkagi nagu laveerima ja manipuleerima. See on selge. Vene ajal ei saanudki teismast olla, kui ainult laveerida ja manipuleerida, kui sa seda niimoodi tahad. Ta oli ise väga kõrge ülemus, aga paratamatult ka mingisuguses süsteemis alluv peatoimetajale ja kirjastuse direktorile ja isegi lihtlabasele tsensorile parteilastest rääkimata. Milline alluv ta oli selles süsteemis? Ta oli üsna tüütu alluv, sellepärast, et ta on sõnn ja ta on väga isepäine siiamaani. No see, mida ta ette võttis, seda ta püüdis ka läbi suruda, aga väga kangekaelne on ta küll. Aga kas sa mõnda raamatut käisid kaitsmes ka kuskil seltsimees väljas siis veel? Ei, väljasega on meil väga head suhted, seda ära puutu. No tema juures kaitsmas näiteks kasutasid? Ei, tema oli ainukene mees, kes on mulle kunagi öelnud, ära tee seda. Sind on valitud, et sõita sellesse PAM-i. Ära sellest ühtegi sõna kirjuta. Sellest on juba üks väga lollakalt kirjutanud. Sa pidid siis kajastama PAM-i ehitust? Jah, just. Õudselt pidin kajastama. Aga väljas ütles, ära tee seda. Ja ma ei teinud. Väljas oli siis, mis ametipost teil oli? Kõige kõrgema. Ideoloogiasekretär vist oli? Aga see ülemusena oli ikka nagu kuri, pidid vallandama ka või kärkima? Või? Ei, ma ei vajanud ühtegi inimest. Aga käskirju andsid välja noomitusi? Ei. Kui keegi tuli hiljem tööle? No kuule, jumala aidikud, tähendab ühesõnaga, sellepärast ma lõpuks tegingi niimoodi, et ma kõik naised koristasin ära ja ainult mehed, et ma sain meestega rääkida. Naistega saanud? No. Ma ei saa ju niimoodi naisega rääkida, kui ma räägin mees mehega. Aha. Aga kuidas see seostub nüüd tööle hilinemisega? Ei, no sina ju küsimus. Ja ma küsisin seda, et noomitusi tegid, kui keegi tuli hiljem? Ei, no kuidas ma saan seda teha, kui eks ole, ma tean, et siin ma Õismäeltki ei saa õigesti niimoodi kesklinn. No kuidas ma saan teha kellegi mingis noomitus? Ja et ära läks varem töölt, seda ka ei teinud? Ei, no, seda muidugi ei teinud. Jälle kõik on nii tõsised. Mehed on tõsised ja naised on lõbusad. Jah, just. Kirjastus ikka on põhine mürts käinud, ma vaatan. Kas neil aegadel elas üldse Eestis mõni lastekirjanik, kellega sa isiklikult ei kohtunud? Ei, ma arvan, et ei. Milline on selline tüüpiline Eesti lastekirjanik? Kas ta erineb kuidagi tüüpilisest Vene lastekirjanikust? Vene lastekirjanik on palju avatum. Sa tead täpselt ära, mis ta tahab, mis ta teeb, aga Eesti lastekirjaniku puhul tea sa iialgi, millal sulle näiteks käki keerab. Aga mis stipendiumi sa said seal Münchenis? Lastekirjanduse stipendiumi. Ja seal olid koos Holger Pukiga? Seal ma olin koos Holger Pukiga, jah. Olite ühes hotellitoas, tegite seal mürtsu? Ei, ühes toas ei olnud, me olime ühes majas elasime ja meil oli ühine köök, kus me tegime süüa. Mingid mürtsu, konjakid, mingisugused telekad aknast, ei? Ei. Et sellised vagurad Eesti lastekirjanikud ikka?
no ma ei tea, Pukk on selles mõttes muidugi vagur. Ma ikkagi tahan sinna Puki teemasse nagu sõuda, sest minule ta väga meeldib, tema looming ja minu meelest tema raamatud on väga hästi kirjutatud, tõsiselt hästi kirjutatud. Mina nendega üles kasvama lugesin neid, kuidas loete teie näiteks. Kohe kontrollisin, kuidas mina loen. Kuidas liiklete teie, eks ole. Ma kohe kontrollisin oma liiklemist. Margi Villu oli veel üks. Margi Villu oli üks väga kurblik lugu. Ma seda ühe korra lugesin ja mulle aitas. Ma selliseid kurbasid lugusid tahtnud. Aga isemeelsed, palun väga škottimine. Tänapäeval on moodne teema. Kamp noorukeid hõivab maja ja kedagi sisse ei lase. Holger Puki siuke lugu täiesti olemas. Et selles mehes pidi midagi veel olema. Muidugi oli. Ainult, et ühesõnaga kõik vaatasid tema peale kui lollaka peale. Ja miks nad vaatasid? Miks nad vaatasid? Sellepärast, et tema oli pioneeritoimetaja. Järelikult ta oli selle samuse ideoloogia esindaja, Nii. kes andis välja ajakirja Pioneer ja Täheke ja mis seal ilmub, see on ju kõik punane. Punane on. No välja arvatud Helvi Jürissoni luuletus. No, ja selle eest sai ka veel peksta, eks ole. Nii et selline suhtumine ikka oli Holger Puki suhtes. Muidugi oli. Siin on mingisugune väga igav konverents, mulle tundub. See oli suur Eesti lastekirjanduse konverents Tallinnas. Emotsioonid igatahes puuduvad. No aga mida siin saab puududa? Või mis siin saab olla, mis emotsioon? Emotsioon ikka üks olla Eesti lastekirjanikel. Näed, siin pean seal konverentsis ettekannet ja Eesti raamatus töötades sul oli selline valdkond, mis oli igapäevaselt kokku puutuv tsensuuriga. Ei, lastekirjandus võeti minu ajal tsensuuri alt välja, mina vastutasin oma pea ja kõik karvadega ühesõnaga selle eest, et kui midagi juhtus, siis sain mina. Aga mulle kõige räigem tsensuurijuhtum, mis mulle praegu meelde tuleb, kogu tiraaži hävitamine, see oligi just sinu toimetuses. Me räägime nüüd sellest raamatust. Jaa. Isa Kirsipuu, eks ole. Tiraaž on 24 000. Et siukest liistakat trükiti 24 000, eks ole, suur hunnik. Ja siis keegi leidis, et on probleem. Jah, et Lennit niimoodi näidata ei tohi. Ja selle tagajärg oli see, et kõik see tiraaž lõhuti ära. Hävitati ära. Jah. Ja ainus säilinud eksemplar ongi ilmselt seesama. Et üks lihtsalt ununes sinu lauale. Jah. No märkimisväärselt võiks meenutada niisugune raamat oli nagu Isa Kirsipuu. Autor oli Voskresenskaja. Seal olid Asta Bender tegi sellele raamatule illustratsioonid. Kõik oli hästi, raamat oli toimetatud ja tol ajal vaatas kõik käsikirjad läbi peatoimetaja asetäitja ja siis peatoimetaja, kes oli Aksel Tamm. Ja heal päeval tormab Aksel üles, lõug päriseb ja ütleb, et mida te olete endale lubanud. Et see Lenin näeb siin välja nagu idioot. Ja siis muidugi anti asjale tagurpidi käik ja telliti Moskvast illustratsioonid, mis oli Moskva originaalväljaande juurde. No ja see sama ja. Siin sai muidugi ingli pildid said saatuslikuks, et siin on ingli pildid. Selle tiraaž oli 80 000 ja siin tehti niimoodi, et kõik võeti keskelt klambritest lahti. Kirjastuse enda töötajad vist käisid, eks ole. Nõks, 80 000 korda võtad ära ühe lehe vahelt, paned teise lehe asemele. Just. Kas sina ise ka käisid need klambrid krabistamas seal? Käisin. No mis tunne oli? Kas oli ta igal juhul. Et ühesõnaga mingisuguste inglised päev ära. Tähendab ühesõnaga käib see jama siin, no, eks ole. Jumal, kui selline on siin olemas, aga vaat inglid peab kiiresti ära koristama, noh. Jumal hoidku. No hea küll, selle puhul tuli, eks ole, sinu alluv saatis kaebuse, et seltsimehed anname välja siukse rõveduse. Ja. Nii, aga kes selle puhul kaebuse andis? Ega ma ei tea seda. Ja nii nagu sellest. Siin on samuti, eks ole, ingli pildid. Ja. Siin on, eks ole, inglid. Noh. Ja jälle Jumal, eks ole, on siin. Jumal on ilusasti jäetud alles, kui inglid koristati siis ära ilusti need kaks. Mingisugust kärbest, eks ole, koristati ära, aga see suur Jumal jääd jälle alles, noh. Selle raamatuga tehti veidi keerulisemalt. Selleks tiraaž on 40 000
ja lõigati see leht välja, tsika ja kleebiti teine leht asemele. Käisime kleepimas. Ka teie ikka käisite kleepimas? Ka ei meie. No mis tunne oli? Väga hea tunne oli. Oli jah? Et ma ei kujuta ette, kuidas on võimalik seda tööd teha nagu tükk aega järjest, siis kleepimist. No, aga ega siis ainult meie toimetus ei olnud. See terve kirjastus käis seal. Et pidevalt kirjastused käisid kleepimas midagi? Muidugi, kogu aeg käisid kleepimas midagi. See oli, nagu öeldakse, asja juurde käib. Sa oled olnud seotud sellise auhinna määramisega nagu Hans Christian Anderseni preemia. Mis preemia see on selline? Nobeli preemia lastekirjanduses. Seda on võrdne. Võrdne? Jah. Nobel tuleb Rootsist, aga kus see Christian Taanist siis? Ei, tähendab, Anderseni preemia tuleb igal aastal Erimaalt, kus on parajasti see... Nagu Eurovisiooniga? Jah. Ja sina oled olnud 2 korda siis selle žürii? 2 korda, jah. Rohkem ei tohi. Aga ma sain aru, et siis istud seal žüriis ja loed siis nagu sadu romaane läbi ja... No, kas nad romaanid on, aga midagi nad on. Ja siis arutad mingisuguse seltskonnaga? 7 inimest. Ja mulle muidugi tegi praegu õudselt tead nalja see, et ühesõnaga see aasta, nüüd ühesõnaga ma ei hakka nimesid nimetama, ühesõnaga räägib inimene, et oi, mind määrati Anderseni preemia selleks samuseks nominandiks, mis jutt see on, ma ütlen selle peale, et jumal hoidku. Esiteks ei saa nominandiks määrata niimoodi, vaid selleks, et määratakse selleks raha olema riigil. Et riik nagu maksab mingisuguse raha iga nominandi eest? Just, ja maksab ka listi jaoks, eks ole. See on see aunimekiri, jah. IBI aunimekiri. Jah, selle eest tuleb maksta, et ühesõnaga üldse sinna saad. Kõige õudse, mis minu aja jooksul üldse sai olla, oli see, et ma esimest korda tundsin seda, et ma ei maksa mitte midagi. Maksab raha. Sõitis ette jaapanlane, mustas selles autos sõitis ette, ütles žüriile, et näete, siin on raha ja nüüd on see mees, see jaapanlane preemia laureaat. Ja oligi. Et ühesõnaga riik nii-öelda maksis kinni? Maksis kinni selle ja oligi. Ma tean tänas väga need 2 luuldust temalt. Aga laureaat ise saab ka mingi hunniku pappi, et rahaliselt on ikkagi kasulik olla? Muidugi on kasulik olla. Pärast seda, kui ma olen Anderseni preemia laureaat, mind ju tõlgitakse, ma ei tea mitmesse keelde. Ja sina ei ole olnud, kas Eestist üldse on keegi olnud? Anderseni preemia? Ei, mitte iialgi. Meil ei ole nii palju raha. Silmapaistvatel isikutel on tihti ka huvitavaid veidrusi. Jakso puhul on üheks veidruseks see, et vahel ta armastab vestlust ilmestada sellist elegantsete, hästi teritatud väljamõeldistega, eriti enda eluloosse puutuvalt. Kuidas sa seda kommenteerid? No, selline omadus võib olla küll tunduda tema puhul ja sellel on niisugune tagapõhi minu meelest, et ta võttis alati liiga palju endale ette ja siis, kui need tähtajad hakkasid saabuma, siis oli vaja leida mingisugune põhjendus ja neid põhjendusi võib ka igasuguseid olla. Sa oled bibliograafina tegev kuni viimase ajani, koostad pikki detailseid ülevaateid Läti ja Leedu, Armeenia, Dagestani, Osseedi kirjandusest, isegi kunstist. Kus sul see jaks või võhm või energia tuleb? Pisikeste faktide laviin, meeletu laviin, sajad raamatud. Kas see sind kuidagi ära ei väsita? Enda alla ei mata? Ju siis ei ole väsitanud, aga see on väga tähtis kõik. Teada seda, kui sa tahad midagi teada. Et see ei ole nii, et on mingisugune raamat ja tuli, aga missugune ta on. Alles ma otsisin taga mingisugune armeenia keeles on ilmunud Leeratungla raamat. Paar aastat tagasi. Mul ei ole seda teatavatel põhjustel juba.
sest me enam ei kontakteeru. aga kui suur sõber sa internetiga oled? Guugeldada oskad? Oskan küll. Et lööd sisse armeenia keeles Leila Tungaile tuleb vastus? Ei tule, sest et ühesõnaga meil ei ole seda armeenia keelt kuskilt võtta. Kas me saame nimetada 3 sellist raamatut või tõlget, mis tema puhul on noh, ütleme, kui me räägime August Sangast, siis Molière, eks ole, kui me räägime Georg Merist, siis Shakespeare, eks ole. Kas on mingisugune kolmik, mida saab mainida Andres Jaakuse puhul? Paneks esimesele kohale Eesti lastekirjanduse antoloogia, mida me koos välja andsime. Tema oli koostaja, mina väljaandja. See oli 1998. aastast 14 köidet. See on nüüd, iga antoloogia puhul võib ju vaielda, kas just see autor ja kas just see tükk, aga seda ma küll peaksin tema kõige suuremaks tööks ja panuseks Eesti lastekirjandus. Arvustatakse, et ta andis välja ka sellist asja, mida üldiselt mis ei läinud Eesti keelse lastekirjanduse kuldvaramusse, aga see lõiv sellele, et saada anda välja rohkem Eesti kirjanikke. Siis on üks sinu viimase aja suurtöid, on see venekeelne paks raamat, mis siin laua peal oli. Venekeelne ülevaade, biograafiline leksikon Eesti lastekirjandusest. Seda oli mul ju väga lihtne teha, sest ma olin ju kunagi, ma ei tea, sina vist ei tea, aga ma olin näiteks Pedas, lugesin Eesti lastekirjandust. Nii? Ja siis oli mul juba mingisugune kondikava juba olemas. No kondikavas siin ikka ei piisa, see on ikkagi faktid, pealkirjad, aastaarvud. Aga ma räägin veel kord, et ühesõnaga, et ma olen ainult eluaeg sellega tegelenud. Ma ei ole millegi muuga tegelenud. Ja minu jaoks ei ole see mingi töö. Minu jaoks oli lihtsalt panen kokku ja kõik. Sa oled koostanud Eesti lastekirjanduse antoloogia. On 14 köidet, üle 5000 lehekülje. Oled tutvunud, ma arvan, enamikuga, mida saab nimetada Eesti lastekirjanduseks. Kas on midagi, mida Eesti lastekirjanduses ei ole? Ei ole. Selge.